Tere ka minu poolt, mul on väga hea meel siin olla, ma tahan kohe tänada ka konservaatorite ühingu uut juhatust, kes on meie teadusseminari toonud minu arust täiesti uuele tasemele. Siin Mektoris on väga lahe olla. Lisaks ütlen ka aitäh Kadrile, kes ilusti minu ettekande sisse juhatas. Mu ettekanne teema on tehisintellektid muuseumis ja ma ei hakka kindlasti täna rääkima sellest, kuidas tehisintellekt töötab. Aga ma lihtsalt toon erinevaid näiteid sellest, kuidas muuseumis tehisintellekte täna kasutatakse. Tehisintellekt on üks nähtamatu tööriist, ütleme niimoodi, mida kasutatakse kõikjal meie ümber. Kuid see idee ei olegi just nii uus, kui meile tundub. Nagu ka Kurmo hommikul ütles, siis esimesed ideed digimaailma asjadest on juba ligi 80 aasta vanused ja esimesi masinõppeideid teostati tegelikult juba 1950. aastatel. Ja tegelikult ulatub üldse mõte inimese ja masina vahelisest suhtlemisest tagasi lausa 4. sajandisse enne Kristust, kui Aristoteles avastas siis süllogistilise ehk siis järelduspõhise loogika reeglid. Tänapäeval siis defineeritakse teadusringkonnas tehisintellekti nõnda. Tehisintellektiks nimetatakse arvutiteaduse haru, mis uurib intelligentseid agente ehk seadmeid, mis tajuvad oma keskkonda ning sooritavad toiminguid, mis maksimeerivad eesmärgi saavutamise tõenäosust. Kõnekeeles oleks see natukene lihtsam, et masin jäljendab lihtsalt inimese vaimule iseloomulikuks peetavaid tegevusi. Näiteks lihtsalt õppimist või lihtsalt ülesannete lahendamist. Ja see termin võeti kasutusele 1956. aastal John McCarthy poolt, kes siis defineerib tehisintellekti teadusena intelligentsete masinate loomisest. Ja nii lihtne see ongi. Siin slaidil on näha siis 60 aastat tagasi üks NASA programmeerijate labor, ja kuhu siis NASA tänaseks on jõudnud, et see ongi see robot, mida ka Kurmo arvas, et võiks Marsile saata. Siin on siis edasi, et nagu ka kõikide muude teadusvaldkondades esineb ka selles valdkonnas väga palju erinevaid pessimismiperioode, sest vahepeal lihtsalt tehnoloogia ei jõudnud teadlaste ideedele järele ja suurem läbimurre selles valdkonnas toimuski siis 20. ja 20. sajandi lõpus ja 21. sajandi alguses. Kui te olete rääkinud näiteks Siriga või Alexaga, siis te oletegi juba kasutanud tehisintellekti. Või kui te leidsite Netflixist oma uue lemmikdokumentaalsarja või vältisite ummikuid näiteks Google Mapsi abil, siis samuti olete kasu saanud tehisintellektist. Ja tõde on see, et see on igal pool meie ümber. Selline tehnoloogia võimaldab siis meil saada tegelikult ülikiireid vastuseid ja teha vähem vigu ja mõnikord aitab see tehnoloogia meil isegi kaasinimesi paremini mõista. Kuna selle tehnoloogia ja kasutusalad on tohutult kasvanud, siis loomulikult on sellega arvestanud ka muuseumitööstus. Ja inimesed harjuvad selliste mugavustega ja vajavad tehisintellekti abi aina enam. Ja kui ma saan tuua oma tuppa juba Smithsoniani kollektsioonist mõne astronaudi, siis miks mitte võiks olla tulevikus võimalik ka proovida näiteks Eesti Kunstimuuseumist mõnda Konrad Mäe maali enda koduseina peale. Edasi ma toon mõned näited siis maailma muuseumides kasutatavatest tehisintellekti lahendustest. Uus-Meremaal Aucklandi galerii, kunstigalerii, kasutab siis ära oma digikollektsioone juba aastast 2018, siis saab nende Facebook Messengeri chatboti akna kaudu nende kollektsioonidega suhelda.
see suhtlusrobot annabki siis online publikule täiesti uue võimaluse avastada selle kunstigalerii 17 000 esemest kuuluvat kollektsiooni. Ja kasutajad võivad seda kasutada siis niimoodi, et nad saadavad päringuid selliste lausetega nagu näiteks näita mulle midagi ilusat või saada mulle kõige kuulsama kunstniku teos või nad võivad kasutada mis iganes omadusi või emotsioone. Ja see juturobot on tegelikult siis edasiarendus San Francisco moodsa kunstimuuseumi SMS-rakendusest. Nemad võtsid kasutusele siis tavalise mobiilitekstisõnumi vestlusroboti juba aasta varem. Tulenevalt siis selle San Francisco moodsa kunstimuuseumi projekti tohutust edust, nad andsid selle muuseumi koodi vaba kasutusse, et teised muuseumid üle maailma saaksid siis ka oma kogusid tutvustada ja avalikustada. Väga hea. Siis põhimõtteliselt, kuidas töötab see vestlusrobot, ta kasutab teoste kategoriseerimiseks rohkem kui 100 000 inimese ja masina loodud märksõna ning ta alles õpib veel ja mida rohkem siis inimesi vestlusrobotile sõnumeid edastab, seda targemaks see muutub. Aucklandi muuseumi juhataja näiteks kommenteerib ise, et nende Facebooki suhtlusrobot võimaldab mitte siis ainult lihtsamat, vaid ka palju intuitiivsemat kogude avastamist ning ilmselt seisneb selle juturoboti menu just selle mängulisuses ja mis pakubki nagu kasutajatele hästi palju avastamisrõõmu. Kui siis San Francisco moodsa kunstimuuseumi rakendus ametlikult suvel avanes, siis loodeti suve lõpuks saada ligi 100 000 päringut, mis on selline mass andmeid, mille pealt on võimalik teha häid järeldusi ja mõtestatud järeldusi. Ja ühtlasi aitaks see siis ka avastada lünki kogude märgendamisest ja aru saada, kuidas üldse publik soovib kogusid avastada. Aga üllatuslikult oli menu nii suur, et juba juuli lõpuks oli neil siis käes 3,7 miljonit sõnumit, mida analüüsida. Teine näide tuleb Albert Barnesi collectionist Philadelphiast. Albert Barnes oli ise 20. sajandi alguse kunstikoguja ja tal oli välja töötatud väga unikaalne meetod kunsti objektiivseks vaatlemiseks, hindamiseks ja mõtestamiseks. Ta nimelt tahtis just seda subjektiivsuse nüanssi kunsti hindamise juurest eemaldada. Ja sellest tulenevalt siis võttiski Barnesi see kollektsioon kasutusele sellise kollektsiooni navigeerimise süsteemi, mis aitab siis muuseumi kogusid personaliseerida. Ja nende tehisintellekti saab kasutada siis nende muuseumi koduleheküljel ja see põhineb tegelikult visuaalse sarnasuse määramise printsiibil. Ja tegemist on põhimõtteliselt pildituvastusalgoritmiga. Näiteks see võib aidata kaasa väga hästi ühe konkreetse kunstniku terviklikuks nagu avastamiseks või siis terve kollektsiooni avastamiseks ja mõtestamiseks. Sa saad seal võrrelda näiteks erinevaid pintslitõmbeid, kunstniku käekirja, kompositsiooni asetust, tonaalsust, valgust ja muid tunnuseid. Kolmandaks toon ühe laheda näite Tate Britainist, kes kasutab samuti masinvisiooni ja võrdlusmeetodit. Koostöös Microsoftiga siis nad 2016. aastal selle välja arendasid. Said selle eest ka ülemaailmse digitaalse innovatsiooni auhinna. Ja tegemist on siis sellise tehisintellekti projektiga või programmiga nagu Recognition, mis võrdleb siis Reutersi kaasaegseid meediafotosid Tate kollektsiooni ajalooliste
piltidega ja selleks siis kasutatakse algoritmi, mis otsib muuseumi andmebaasist visuaalseid ja temaatilisi sarnasusi online ajakirjandusfotode vahel. Ja see projekt kestis 3 kuud ning ta andis kuskil üle 7000 vaste. Siin ma toon kohe mõned näited, sest et minu arust on see väga naljakas. Siin on üks näide näiteks Prantsuse poliitikust Filonist, kes lahkub just valimisjaoskonnast ja siis kõrval see tehisintellekti poolt välja toodud Tate kollektsioonist Sir George Frampton, kes oli Suurbritannia kunstnik, ka oma varajases karjääris uue skulptuuriliikumise juhtiv liige. Siis ma toon veel siin mõned naljakad näited, sest ja just alguses need tunduvadki naljakad. Kui sa hakkad nagu süüvima nendesse võrdlustesse, siis sul tekivad hoopis uued mõtted ja avastused ja ma arvan, et see ongi selle tehisintellekti kasutamise võlu, et see toob esile, ma ei tea, erinevaid silmatorkavaid või humoorikaid või vastuolulisi ja väga mõtlema panevaid või siis lihtsalt ilusaid võrdlusmomente. Siin ma toon eelviimaseks ühe näite Smithsonianist ja nende kuulsast suhtlusrobotist Pepper, mida te kindlasti olete võib-olla juba ka mõned kuulnud. Tema on siis tööl muuseumi giidina ja ta tutvustab külastajatele näitust. Ja Pepper on väga vahetu suhtleja ja tema eesmärgiks on siis meelitada külastajaid vähekäidavatesse muuseumi nurgakestesse. Samuti aga saab tema abil ka murda suhtlusbarjääre. Näiteks, kuna teda on võimalik programmeerida ükskõik mis maailmakeelde, siis siin vasakul pildil jutustab ta külastajatega just suahiili keeles näiteks. Ja nõnda aitab ta näiteks muuseumit ühendada pisikeste kogukondadega. Pepperi roboteid kasutatakse nagu väga paljudes muuseumites üle maailma ja see on ühe ettevõtte SoftBank Robotics algatus ja nende sõnul on ta maailma esimene sotsiaalne humanoidrobot, kes siis suudabki ära tunda nägusid ja tuvastada inimeste põhilisi emotsioone. Seda kasutatakse tegelikult ka igal pool mujal, üle 2000 ettevõtte, näiteks koolides, hooldekodudes või haiglates. Ja sealt nad siis kasutavad Pepperit, et harida inimesi või lõbustada. Eriti kasulikuks võib olla Pepper osutub näiteks pandeemia olukorras, kus peab hoidma inimeste vahelist distantsi. Siin edasi on San Franciscos, Rio de Janeiros, Museum of Tomorrow, juturobot Iris, mis on integreeritud siis nende püsiekspositsiooni ja selle algoritmi eesmärk on siis ennustada ja mõjutada muuseumi külastaja käitumist. Ja Irisega kogutakse andmeid muuseumi külastusteekonnast, mis aitab siis kaasa muuseumi sisemistele tööprotsessidele ja ka otsustusprotsessidele. Selle abil siis sa saad ennustada külastaja kogemust ja see tee on viinud muuseumi järjest spetsiifilisemate ennustusprotsessidena. Kui iga külastaja kasutab siis seda Irise kiipkaarti, mille kaudu kujunebki siis tema külastusest selline personaalne ja täiesti omanäoline kogemus, siis Iris suhtleb iga järgneva eksponaadi juures selle konkreetse inimesega ja ta teeb nendest tekkinud interaktsioonidest juba väga mõtestatud järeldusi ja selle eesmärk on selles, et läbi selle teekonna ta üritab siis ühendada külastajate erinevate sotsiaalsete ja keskkonnaalaste algatustega Brasiilias, mis aitaks üles ehitada ka siis kaasavamat ja õiglasemat homset päeva. Muuhulgas aitab selline külastusandmete kogumine väga edukalt kujundada ka näiteks muuseumi pileti hinna dünaamilist hinnastamist. Ma praegu rohkem ei räägi sellest dünaamilise hinnastamisest, seda me teame enamasti kõik
Lux Express, Uber, reisibürood, lennufirmad, kõik kasutavad seda. Aga ka mõned muuseumid maailmas. Muidugi ma ei saa lihtsalt jätta rääkimata ka Google Arts and Culture'ist, kuhu on koondunud üle 1200 muuseumi maailmas ja oma kollektsioonidega ja 70 riigist ja see rakendus kasutab lihtsalt nii palju erinevate kriteeriumitega pildid visuaalset tuvastust, et minu jaoks oli see täielik kosmos. See on selline koht, kuhu sa võid ennast unustada tundideks, võid avastada kunsti nii oma asukoha, välimuse, eelistuste kui ka ükskõik mis muude vajaduste järgi. See Arts and Culture'i kasutamine on tohutult mugav, kus sa saadki siis lihtsalt lõputult isikupärastada ja avastada kunsti läbi iseenda. Muidugi ainult oma eelistustest lähtuvalt kunsti avastada võib olla liiga kitsas nišš, aga igal juhul pakub see kuidagi ekstra personaalset kogemust. Ma kindlasti soovitan teil minna sinna täna õhtul ja järgi proovida. Aga neid näiteid oleks tuua maailmast veel ja veel. Aga proovime nüüd liikuda Eestisse ja vaatame, mis meil siin toimub. Meie nimetame oma tehisintellekte krattideks ja selle taga on siis Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, kes siis viimase 2-3 aasta jooksul on korraldanud väga mitmeid kratiprojektide tutvustuspäevasid ja ideekorjeid, mis olid ühtlasi suunatud ka muuseumitele. Ja kogu selle mõte seisneb siis selles, et suunata inimesi kasutama Euroopa Liidu struktuurifondide toetuseid just tehisintellektide ja innovaatiliste lahenduste arendamiseks, aga eeskätt just avalikus sektoris. Ja siin slaidil ongi siis näha Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud küsitlus inimeste hoiakute kohta tehisintellekti suhtes. Enamusti mulle tundub, et päris hea teadlikkus on meid ja tulemused on kõrge protsendiga, välja arvatud see viimane, mida tuleks tõsta. Nii, lähme ruttu edasi. Tänaseks on meil siis avalikus sektoris rakendatud umbes 40 kratti 18 asutuses. See teeb umbes 2 kratti ühes asutuses. Ja näiteks ma toon mõned näited, sest et see on hea, kui te teate. Et näiteks Tarbijakaitseamet rakendab kratti keelatud reklaami tuvastamiseks või Rahvusarhiiv kasutab kratti ilme fotodel nägude tuvastamiseks. Haridus- ja infotehnoloogia sihtasutus arendab välja praegu marakratti personaliseeritud õppe läbiviimiseks. Siis väga palju kasutavad Piirivalve, Päästeamet, Häirekeskus, kohtud kõnetuvastust ja transkribeerimist ja tekstianalüütikast näiteks Teksta on üks kõige menukam kratt, mis meil on tehtud. Siis Politsei- ja Piirivalveamet näiteks on halb sõna. Politsei- ja Piirivalveamet arendab liiklusõnnetuste prognoosimudelit. Päästeameti kratt hakkab tuvastama siis tuleohtlikke elamuid. Sisekaitseakadeemia kavatseb hakata inimeste nutika leidmisega tegelema. Riigikogu istungitel tegeleb kõnetuvastusega meil Hans. Maksu- ja Tolliamet tegeleb maksukratiga väga efektiivseks maksukogumiseks, olge ettevaatlikud. Siis neid kratte on meil veel ja veel, aga põhiliselt on siis näiteks ka töökohtade soovitamine või niitmise tuvastamine satelliidiandmete põhjal ja kavas on ka isegi üleriiklik juturobot riigi teenuste kättesaadavamaks muutmiseks. Ja kõikide nende projektidega siis kogutakse Eesti koodivaramusse tasuta kättesaadavaid kratijuppe just selleks, et soodustada sellist innovaatilist arengut igas valdkonnas. Nüüd nendest muuseumide deep dive'i päevadest
kogunenud ideede põhjal paistab, et meie muuseumi rahvas on võrreldes välismaa muuseumiga hoopis praktilisema meelega. Nendest päevadest koondati siis üle 20 idee ja mille hulgas siis hinnati kõige potentsiaalsemaid või uudsemaid või teostatavamaid hüpoteese. Näiteks loomulikult hinnati kõrgelt igasuguste jutuakende või juturobotite rakendamist, aga ka näiteks muisipäringute optimeerimist. Ja ma toon lihtsalt mõned näited, ideed, mis on veel õhus. Üles me korjasime 2 krati ideed. Üks on museaalide säilitamise kratt, millest ma räägin hiljem, ja museaalide kirjeldamise kratt. Aga ma räägin mõnest ideest, mis on veel õhus ja millel on väga kihvt potentsiaal. Näiteks häälkäskluse krati idee. Läbi häälkäskluse saaks näiteks kiirendada ja lihtsustada muuseumi tööd sellega, et näiteks inventuuride tegemisel ja museaalide kirjeldamisel võiks kasutada tekstituvastusabi. Sa lihtsalt lähed kogusse, räägid, mida sa inventuuri käigus näed ja see kratt transkribeerib su teksti ja töö on tehtud. Või näiteks muuseumi kogumispoliitika kratt, mis aitaks analüüsida olemasolevaid kogusid, et tuvastada siis miljonite esemete seast, mis on juba olemas, aga mis on ka puudu, ja ta tuvastaks ka katmata teemad ja valdkonnad. Tulemuseks võiks siis tekkida nagu selline terviklikum ja parem ülevaade kogu meie kultuuripärandist muuseumites ja valdkondade üleselt. See aitaks ka muuseumitel tulevikus palju süstemaatilisemalt koguda. Nii, ma vaatan, et aega on nii vähe. Proovin kiiresti edasi hüpata. Kõikide siis nende ideede teostamise eelduseks tehisintellekti abil on andmed. Ja Eesti muuseumitel on muisi ja digihoidla näol kujunenud juba väga eeskujulik ports andmeid, mida võiks saada tehisintellekti abil analüüsida. Tegelikult on muuseumidel veel teisigi andmeid, näiteks piletimüügi andmed, külastavusandmed, hoidlate kliimatingimuste andmed ja palju muud, mille põhjal saaks juba teha järeldusi, mis omakorda aitaksid meil teha tulevikus paremaid otsuseid. Ja nagu me nägime eelnevatest näidetest, siis me võime nende abil mõjutada ja kujundada oma külastajate käitumist, aga siis muuta ka näiteks muuseumi sisemisi tööprotsesse palju kiiremaks. Kuidas siis aga saaksime neid andmeid ära kasutada esemete säilitamise jaoks ja mis üldse võiks olla andmetel pistmist füüsilise esemete säilitamisega? Muinsuskaitseamet võttiski siis ühest deep dive ideest kinni, nagu ma enne ütlesin, ja hakkas arendama siis koostöös STAK OÜ-ga museaalide säilitamise kratti Sälli. Selles projektis osaleb siis 11 pilootmuuseumit, kes on siis nõus oma andmete analüüsimisega ja panustavad siis selle projekti testimise etappi. Siis me kasutame selle jaoks 2 sorti andmeid, muisiandmeid ja vajadusel ka kliimaandmeid. Ja muuseum osaleb selles siis kas väga konkreetse alakoguga, mis on muisis väga hästi kirjeldatud, või siis väiksema muuseumi puhul terve koguga. Ja kogu selle Sälli projekti nagu laiem eesmärk on muuta siis muuseumis väga aega nõudvad inventeerimise protsessid vajaduspõhiseks inventeerimiseks. See idee tõigi mind tegelikult tagasi selle Aristotelese mõtte juurde, et kes küsis, et kas masinad suudavad suhelda inimesega, siis minul tekkis küsimus, et kas masin suudab mõelda nagu konservaator, et kui me konservaatorina oskame materjali säilivust hinnata ja me teame, et näiteks 25 kraadi juures muutub kilekott peagi kleepuvaks või õhupall muutub tolmuks või kustukumm lihtsalt sulab ära, siis võiks ju kratt Sälli selle 4,7 miljoni museaali seast need kõige hapramad ja tundlikumad välja valida ja selekteerida ning niimoodi juhtida meie tähelepanu esmajärjekorras just nendele kõige hapramatele materjalidele.
Kuidas siis luua sellist prognoosimehhanismi? Üks võimalus on jälgida eseme seisundi muutust, aga nagu me teame, siis seisundi muutus on enamikul museaalidel suhteliselt aeglane protsess ja kuna muuseumid jõuavad andmeid muuta muisis 5–10 aasta järel ning ka muisi andmeid on seisundi muudatuse osas hästi puudulikud, siis võtab selline seisundi muutuste hindamine minimaalselt 1 põlvkonna jagu aega, kui tegemist pole just plastikuga. Teine variant, seisundi muutus siis prognoosida oleks selekteerida välja väga halb ja halb seisundiga objektid ja püüda siis ennustada seisundi muutust lisaks veel näiteks materjali vanuse ja materjali enda põhjal. Ning lisada võiks juurde ka kliimaandmed, kui on olemas. Ja siis praeguses eelanalüüsi faasis töötamegi selliste andmeväljade kallal nagu näiteks materjal, laenutamine, seisund ja selle muutumine, erinevates seisundis olevate objektide arv, kahjustuste kirjelduse lahter, eksponeeritavus, konserveerimine ja näitusel käimine. Plaanis on kindlasti analüüsida ka vabateksti välju, mille indikaator sõnadeks on näiteks soolad või korrosioon, rauaühendid, rebendid, augud, happeline. Sellised sõnad, mida me leiame just tihti konserveerimispassidest. Peamine probleem, mida me näeme, on selles, et täna muuseumid ei jõua täita kõiki muisilahtreid ja selleks, sest esiteks nagu inventuuriga on alati tuli takus ja teiseks palju tegevusi lihtsalt ei kantagi muisi, näiteks külmutamine või korrastustöid, ka konserveerimist. Aga võiks kanda, kui me tahaksime teha selliseid vananemise ennustamise mudeleid. Ja ma arvan, et me olemegi täna võib-olla natuke oma muisi andmetega sellises pessimismi faasis, kus meie ideed on meist ees ja me peame kuidagi oma andmetega ja andmebaasiga ja andmekvaliteediga nagu nendele järele jõudma. Aga mis võiks olla selle Gratz-Sälli tulemus? See võiks olla siis selline töölauale kuvatav prognoos ja vajalikud indikaatorid habraste esemete kohta. Sälli võiks siis välja tuua meile kõige halvemas seisundis esemed, kõige vanemad esemed, kõige tundlikumad materjalid ja hoidla kliimamuutused. Küll oleks mugav minna tööle, teha arvuti lahti ja näed, hops, täna peab need 5 eset läbi vaatama. Ilma selle asemel, et lihtsalt muisist tuhnida. Nii et ma arvan, et kui tehisintellekt suutis lõpetada Beethoveni 10. sümfoonia või oskab ennustada näiteks inimese terviseriske või aitab kodus targalt pesu pesta, siis saame ka meie oma Sälliga astuda järgmise sammu museaalide paremaks säilivuse hindamiseks. Nii, meeleolu. Aitäh, Jaanika, ma tean, et sul olid mõned slaidid veel, aga siin on lihtsalt nii palju küsimusi. Ja ma tunnen, et ma pean mõnele küsimusele ise vastama. Hakkame pihta. Kas tulevikus kasutavad kõik pärandiasutused tehisintellekti? Jah. Muinsuskaitseamet vastab ainult jah küsimustele. Olete seda mustrit juba tähele pannud või? Kas tehisintellekti kasutusele võtmine pärandiasutustes peaks käima pigem ülalt alla või alt üles? Miks praegu see on käinud ülevalt alla, on lihtsalt see, et Majandus-kommunikatsiooniministeerium lihtsalt pushib nii kõvasti, et näidake eeskuju või nagu näidake lihtsalt eeskuju, et seda on võimalik teha. Et tegelikult loomulikult me ju nägime, kõik need 20 ideed muuseumi valdkonnast on tulnud muuseumitest endast seest. See vajadus on kasvanud nende seest, et see lihtsalt ütleme ajakasutuse küsimus ja muuseumite enda prioriteetide sättimise küsimus ka. Milline neist sinu nimetatud tehisintellektidest tuleb muis 2 juurde? Kust on Kadri? Sälli loomulikult. Sälli ja siis ka tulevikus võib-olla siis see Folli, millest ei jõudnud rääkida.
Milliseid tehisintellekti Eesti muuseumid täna kasutavad? Millises ulatuses ja mis on tulevikuperspektiiv? Muuseumite osas Eestis Muide, see Pepper töötas ka Virumaa muuseumis. käis külas, jah? Ei, ta töötas seal mõnda aega. Ja. Väga tore. Kusjuures ma jään vist, kuna mul on nii ülepeakaela oma sällis sees olnud, siis ma päris täpselt ei oska öelda, kas mõni muuseum näiteks juba kasutab dünaamilist hinnastamist või pildituvastus, minu arust piltide märgendamine. Need on kõik need ideed, mis on õhus, aga kas päris teostamiseni on keegi jõudnud, minu arust ei ole. Palju mõtteid on? Mõtteid on palju, jah. Ja. See läheb kokku ka sellega alt üles või ülevalt alla küsimusega hästi ju. Millised on piirangud või ohud või kas neid on tehisintellekti rakendamisel? See on eraldi teadusharu. See on digihumanitaaria ja seal on väga palju eetilisi küsimusi, mida ma ei jõua praegu vastata. Selles suhtes, et see on väga-väga sügav teema, jah. Ja alles arenev teema. Ja, inimesed diskuteerivad üle maailma eetika küsimuste puhul üle kõige, aga ka üldse tehisintellekti kui loov. Kui ta lõpuks ongi loov, nagu inimene näiteks on loov, siis ta võib-olla lõpuks ongi nagu inimene ja seal on väga palju selliseid filosoofilisi küsimusi. Minu lemmikküsimus sellel konverentsi raames, millist kratti võiksid konservaatorid kasutada peale sälli? Sellepärast ma tegelikult siin natukene pistsin vahepeale küsimusi Kurmole ka, et kas võiks olla selline see robotkonservaator. Ma ei oska vastata. Ja viimane küsimus, mis on niisugune pool naljaga, aga samas tõsine ka võib-olla. Et kuidas peaks ennetama ohtu, kui peremehel ei ole kratile enam tööd anda? Võib-olla siis kratt annab peremehele tööd. Äkki niipidi. See on üks ja läheb selle eelmise küsimusega hästi kokku. Kõik. Mõtteainet. Aitäh sulle, Jaanika, väga hea ettekanne. Aitäh.